tere! Mina olen Mart. Minu nimi on Lee ja ma olen näitleja lavastuses Transport eesliinil. Mina olen osaline Transport eesliinil lavastuses. Kui muidu oled harjunud mängima nukkudega, mis on ütleme sellised näiteks nii suured või isegi veel suuremad, siis selles lavastuses on meie partneriteks sellised 1/25 mõõdus 3D prinditud väikesed nukukesed. Kõik vahendid, näitleja mänguvahendid, mida ma olen harjunud kasutama tavaliselt lava peal, no võib-olla mitte päris kõik, aga enamus neist on kasutamatud. Ma ei väljenda oma näoga mitte ühtegi emotsiooni. Ma ei kasuta oma käsi figuuride positsioneerimisel kuidagi sarnaselt sellega, kuidas ma varem olen nukuga harjunud mängima. See on väga täpne töö ja kõige suurem väljakutse minu meelest selle juures on, kuidas jutustada lugu, mitte olla tehniline. See kõik võiks lõpuks ka tehniliselt täiusele lähedal olla, aga kõige tähtsam selle asja juures on ikkagi lugu. See on üks põnev õppimine. Hello, my name is Tim Grabner. I'm theater director of the Transport project. The Transport project is connecting 6 theaters from 5 different countries. Each theater is going to get a show which can stand on its own. It has its own narrative, its own story, its own characters. But all of the shows, if you see them in any kind of sequence, start to connect with each other. I think it's very unique fusion of artistic expression, social activism and also sustainable thinking. The Transport actually opens all those questions and also open the necessary, often marginalized conversation about individual responsibility in the face of those global crises. Tim Grabner on praeguse seisuga minu lemmiklavastaja. Ma olen isegi oma sõpradele öelnud, et kui Tinne oleks olnud esimene inimene, kes oleks olnud minu juures, kui ma kohtusin nukuga, visuaalse teatriga, ma arvan, et ma oleks täiesti teistsugune inimene. Ma suhtuksin sellesse absoluutselt teistmoodi. Aga ma olen tohutult tänulik selle võimaluse eest, et nüüd täna sellel kuul mul õnnestus temaga kohtuda. Ta on väga inspireeriv lavastaja. Ta on näitajat tõstev. Isegi see, kui mulle tunduvad mingid asjad, et need on võimatud, et ma ei saa iialgi nendega hakkama. Ta suudab musse süstida nii palju usku, et ma saan hakkama. Ta on meeletult hea pedagoog. Ta lihtsalt tajub mu väljast, mis on see koht, millest ma aru ei saa ja siis ta tuleb ja selgitab mulle rahulikult. Tal on aega selgitada, tal on aega õpetada, tal on aega küsida olulisi küsimusi. Näitlejana ma ei oska tahta paremat lavastajat. Eelnevatel protsessidel on niimoodi, et tuled kokku, eks ole, teete äkki mingid etüüde või värke, nii-öelda tõusete kohe tooli pealt püsti, siis siin me päris suure osa lihtsalt istusime, vaatasime seda lava ühe nurga alt, vaatasime teise nurga alt ja see oli päris naljakas, et me lihtsalt istume vaikuses ja vaatame. Ja see ongi osa sellest proovist olnud, mis on väga huvitav, väga teistmoodi. We are using miniature figurines in hyper-realistic miniature settings. So all of the shows are very small and for a very small amount of audience. So each show can host 30 spectators. With this, we wanted to establish this voyeuristic position, let's say, where the audience can see how we, humanity as a civilization, are actually very small. It's funny how small we are, but how big of an impact we have
on the environment. Frontline places the viewer at the heart of war and humanitarian crisis, and it transforms them from a passive observer into a direct witness to events and activates them to reflect on their own role and responsibility within the system that generate violence or maintain it through, even silence. We are here in Tallinn, which is 200 kilometers, 3 hours away from Russian border. And this feeling of anxiety, it's really, you can feel it everywhere. You can feel it when you drink coffee, when you, somehow it's in the walls of your city. I'm really amazed on how well structured, organized, and well prepared you are here. So it was really enjoyable working here because actually as an artist, as a theater director, I don't need to worry much about stuff because I know that things are going to be done, they are going to happen in time. No väga mõnusad inimesed, ma läheks nendega luurele, ma tahaks nendega veel koostööd teha. Ja, ei ole probleemi ühise keelega. See on teatrikeel, millest me räägime.